Prismaks nimetatakse hulktahukat, mille 2 külge on paralleelsed kumerad hulknurgad ja ülejäänud tahud on rööpkülikud, millel igal ühel on kummagi hulknurgaga üks ühine külg. Siin on siis näited erinevatest prismadest, et kõik need erinevad tahukad siin on prismad, kaasa arvatud näiteks siis risttahukas. Ehk siis prisma jaoks on vaja, et oleks mingisugune kumer hulknurk põhjaks, ehk siis näiteks siin on üks 6-nurk, siin on üks 3-nurk, siin on üks 4-nurk. Ja see ei pea olema korrapärane, see võib olla ka mitte korrapärane, siia lihtsalt on sattunud 2 korrapärast näidet. Kui me räägime prismast, siis meil on mõned nii-öelda võib-olla mõisted, mida peaksime vaatama, et kus on mingid küljed näiteks. Et kui me räägime külgservadest, siis külgservad prismades on need siin. See on külgserv, see on väga viltu läheb. Võib-olla niimoodi on parem. See on külgserv, see on külgserv. Need tagumised siin on ka külgservad. Et kõik need on külgservad. Sellepärast, et võib sellest mõelda niimoodi, et need on nagu servad, mis moodustavad küljed. Et näiteks kui siin on üks prisma erisort, mis on kaldprisma, siis selle külgservad on samuti moodustavad külgesid. Et see tagumine on ka lihtsalt, ma ei hakka kõiki joonistama. Kõik need on külgservad siin. Siis põhiservad on need servad, mis moodustavad põhja. Ja põhi võib olla ükskõik milline kumer hulknurk. Et siin on näiteks korrapärane 6-nurk, siin on 3-nurk. Ja siin on kas mingi sorti ristkülik või risttahukas, ma ei ole päris kindel. Nüüd üks asi, mida võib tähele panna on see, et kui näiteks panna risttahukas mõnele teisele küljele, siis võivad need külgservad ja põhiservad olla vahetuses ja see on okei. Lihtsalt, et jälgida seda, et külgserv peab alati moodustama siis seda külge ja külg peab olema, nagu ka on definitsioonis öeldud, rööpkülik, mis siis jagab kummagi põhjaga ühte serva. Siis kõrgus on prismades mõõdetud siis täisnurga all põhjast kuni selle punktini, kus ta siis teise põhjaga kokku saab. Nii et näiteks siin kõrgus võib olla see, võib olla ka selliste püstprismade puhul võib olla siis ka külgservaga kattuv. Ehk siis näiteks kõrgus võib olla siin, aga ma võin joonestada ka kõrguse siia täiesti sisse. Et see ei ole oluline, lihtsalt kõrgus on 2 põhja vaheline kaugus. Aga kaldprismas on natuke teistmoodi, sellepärast, et kaldprisma on nurga all, siis me ei tee ka kõrgusnurga all, vaid me teeme kõrguse siis täisnurksel. Ehk siis kõrguse võib siia ka joonistada. Ehk siis oluline osa on selles, et kõrgused on täisnurga all. Siin igal pool ka. Nii. Siis külgtahu diagonaal on diagonaal, mis asub külgtahul, nii et näiteks see võib olla siin. Võtan jälle selle sirge. Näiteks see võib olla külgtahu diagonaal. Näiteks siin taga võib olla külgtahu diagonaal. Siin võib olla külgtahu diagonaal. Põhjadiagonaal siis samuti on diagonaal, mis asub põhjal. Näiteks see võib olla. Ja oluline on see, et näiteks see ei saa olla põhjadiagonaal, sellepärast, et ta ei lähe nagu läbi selle kumera hulktahuka. Prismadiagonaal seevastu on aga läbi prisma, ehk siis ta ei asu küljel, ta ei asu põhjal, vaid ta läheb läbi prisma, nii et näiteks sellest nurgast siin vastasnurka on diagonaal. Et me peame mõtlema niimoodi, et see on justkui selle prisma sees. Või siis kaldprismas ta saab olla siin. Ja nii edasi. Et oluline on mõista, et ta on läbi prisma läheb. Näiteks, kui me vaatame seda 3-nurkset püstprismat siin, siis see helesinine külgtahu diagonaal, mille ma joonistasin, ei saa olla prismadiagonaal, sest ta asub külje peal. Ja siis on kaldprisma ristlõige, veel üks tähtis asi. Et kui meil on kaldprisma, siis see sisuliselt tähendab seda, et on need põhjad on omavahel nihkes. Nii et kui ma joonistaksin kaldprismasse sisse nüüd täisnurkade all mingisuguse, et kui ma joonistan kaldprisma sisse, ma proovin joonistada nüüd täisnurga all, see võib olla väga hästi ei õnnestu, aga ma proovin.
siia sellise nagu lõik, see ei läinud üldse sirgelt, lõike, mis on igalt poolt täis nurga all. See joonis on väga kehv, aga üldiselt see peaks olema täis nurga all, siis see on kaldprisma ristlõige. Sellest, miks see oluline on, räägin ühe hetke pärast. Aga kõigepealt ma räägin ära selle püstprisma erinevad valemid. Et kui tahta arvutada püstprisma pindala, siis me saame seda võtta erinevalt. Me võime võtta külgpindala ja siis meil on ka olemas põhjapindala ja meil on olemas täispindala. Külgpindala, nagu suhteliselt ilmselge on külgede pindala. Et kuna küljed võivad olla erisugused, need ei pea olema kõik samasugused, siis kuidas seda leida ongi see, näiteks kui me tahame leida, ütleme, et meil on see siin, siis kui me tahaksime leida näiteks selle ühe külje pindala, siis me üldiselt selleks, et saada mingi asja pindala, siis me peame korrutama risti olevaid kõrgusi. Risti olevad kõrgused või risti olevaid siis elemente. Ehk siis risti olevat on siin kõrgus ja on selle prisma, ma ütleks alus siis, et 2 erinevat külge. Aga kuna need küljed võivad kõik olla eripikkused, siis mis me saame teha, et oleks lihtsam, et me ei peaks lihtsalt arvutama ühe külje seda kõrgust korda selle külje põhi, pluss teise külje põhi korda selle kõrgus, siis mis saab teha, on lihtsalt liita kokku kõik külje või kõik need põhiservad. Ehk siis siin see P ongi põhiservade, või see on selle prisma ümbermõõt, ehk siis selle põhiservade summa korrutada kõrgusega. Kõrgus võib siin võib-olla on parem kirja panna H, aga sest siin ma panin enne H. Aga muidu see põhimõte on sama. Täispindala, see vastu siis on külgpindala pluss põhjade pindala. Kuna põhjad võivad olla ükskõik millised kumerad hulktahukad, siis selle jaoks ei saa mingit ühte valemit välja mõelda, või põhimõtteliselt saab, aga on hästi keeruline ja võib-olla ei ole kõige mõistlikum asi, mida pähe õppida. Et siis tuleb vaadata lihtsalt, missugune iga erinev põhi on. Näiteks siin meil on kolmnurk, siis kolmnurga pindala arvutatakse aluskorda kõrgus jagada 2-ga, nii et näiteks saab võtta siit, et siin on see kõrgus ja siis korrutada see põhiserv, jagada 2-ga saab selle pindala. Nii et täispindala on siis lihtsalt 2 korda põhi, sest seal on 2 põhja pluss siis külgpindala. Ruumala on põhi ja selle kõrgus. Et see on üsna ilmselge, et kui sul on mingi põhi ja siis sa tahad mõõta, kui suure kujundi või mis mahuga kujundi ta teeb, siis sa pead omavahel korrutama 3 dimensiooni. Siis sa arvutad, kui palju on kõrgus, korrutada üks ristuvsuund, korrutada teine ristuvsuund, korrutada siis kõrgus. Ehk siis see on põhjapindale korrutada kujundi kõrgusega. Kaldprismas on asjad natuke teistmoodi, sest kui me võtame mingi asja, kui me tahame arvutada mingi asja pindala või ruumala, siis me peame korrutama omavahel asju, mis on risti. Ja kuna kaldprisma on imeliku nurga all, siis seal on ka teistsugused asjad risti. Nii et näiteks ristlõike pindala või ümbermõõt, ehk siis selle kollase ümbermõõt siin, korrutada külgservaga, mis siis on L, kuna need on samuti omavahel risti, siis need annavad samuti külgpindala. Ja samuti siis põhiserv või põhiservade ümbermõõt on, kui korrutada see kõrgusega, mis on siis nendega vastavalt risti, on võimalik leida samuti külgpindala. Täispindala on samamoodi 2 korda põhi, sest prismadel on 2 põhja pluss külgpindala. Ja kui leida ruumala, siis samamoodi, kuna on vaja risti olevaid asju korrutada, siis võetakse põhjapindala, näiteks kui korrutada kõrgusega, siis need on omavahel risti, sealt on võimalik leida ruumala ja siis kuna ristlõike pindala on ka, või ristlõige on risti
külgservaga, siis kui korrutada ristlõike pindala külgservaga siis, või külgserva pikkusega, siis on võimalik samuti leida ruumala. Ja see on siis kiire ülevaadest Prismast.